Kui ma tulin Tallinnasse ülikooli, see oli kuskil 15-16 aastat tagasi, siis ma polnud varem Tallinnas väga palju käinud, mõned üksikud korrad ja sellist omaenese iseseisvat elu ma polnud ka elanud. Aga siis korraga siin Tallinnas ma hakkasin üürima Tartu maanteel ühetoalist korterit, käisin ise poes ja ostsin kõike, mida poest ostetakse, sinki ja mune ja leiba ja šampooni ja siletiteri ja trammipileteid. Trammipileteid ma tegelikult ei ostnud. Ja kogu selle aja mu ema ja isa toetasid mind rahaliselt. Ja mu elu oli väga hea. Aga selle juures hakkas mind segama üks asi. Nimelt see, et kuna ma tahtsin olla selline tõeliselt vaba ja sõltumatu, siis ma tahtsin olla sõltumatu ka rahaliselt. Ja ma tahtsin, et see raha, mida ma kulutan, oleks mu enda teenitud. Ja sellest sai nagu selline kinnisidee, kust saada raha. Ja siis ma enda kirjutamistega vahepeal sain raha, vahepeal ei olnud raha, vahepeal jälle oli, nagu ikka, selline tudengielu. Ja siis mingi aja pärast me kolisime naisega tagasi Tartusse ja väga kummaline, et täiesti äkki ühe korraga oli see kinnisidee lihtsalt kadunud. Ja see tundus isegi veider, et mis raha, kuidas, kus, Ja praegu ma võin öelda, et mul ei ole rahaga mingit probleemi, et mul on raha. Aga niipea, kui ma Tallinnasse tulen, tekib mul seesama väga konkreetne, isegi paranoiline küsimus, kust saada raha.